Tere päevast! Mina olen Postimehe ajakirjanik Tarvo Matsen ja te vaatate saadet Otse Postimehest. Sel nädalal toimus Haagis NATO riikide tippkohtumine, kus lepiti kokku NATO kaitse-eesmärgid järgmiseks 10 aastaks. Meil on täna stuudios kaitseminister Hanno Pevkur. Tere! Tere päevast! Kõigepealt alustuseks ma alustan hoopis teistsugusel teemal. Nimelt teie koduerakond on tegemas väga huvitavat avantüüri Tallinna võimukoalitsioonis. Te olete ka ikkagi varasemalt kunagi Tallinnas kandideerinud. No, praegu tundub, et plaanitakse teha kas siis enne või pärast valimisi koalitsiooni Keskerakonnaga, plaanitakse tuua linnapea kandidaadiks Urmas Sõõrumaa. Ma ei tea, mis pilguga te seda kõike jälginud olete? Kas teie koduerakond tulistab endale jalga? No tõepoolest on tõsi see, et ma ei ole Tallinna tegemistes väga pikalt sees olnud ja väga raske on kommenteerida, kui kõiki detaile ei tea. Et kõigepealt, mis puudutab valimisi, seda võib küll öelda, et eks valija annab alati hinnangu ja valija hinnangut tuleb järgmised 4 aastat respekteerida ja aktsepteerida. Nii et seda näitab siis oktoobrikuu, kuidas Tallinnas asjad edasi liiguvad ja kes saab rahvalt mandaadi siis Tallinnas võimu moodustada. Kuni oktoobrini, eks seda peab siis istuv volikogu oma keskis arutama, et ma tean, et täna ju Reformierakonna fraktsioon Tallinna linnas ka koguneb ja seda teemat arutab, nii et eks ei ole palju jäänud oodata, et mõned tunnid ja siis on pilt selgem. Et laseme sellel hetkel mööda minna ja siis on võib-olla võimalik juba anda ka mingeid hinnanguid. No vähemalt kunagi on tegelikult ka olnud juttu teist kui võimalikust linnapea kandidaadist, et ma kinnitan, et ma ei ole linnapea kandidaat. Sellist ambitsiooni ei ole? Ei ole. Olgu, aga liigume põhiteema juurde. Sel nädalal te käisite Haagi tippkohtumisel. Võtke palun kokku, tehke vaatajale ülevaade, et mis need kõige suuremad olulisemad otsused olid ja milliseid tähelepanekuid meie sealt võiks teha? Ma arvan, et kõige olulisem on tegelikult põhimõtteline muutus NATO kaitsehoiakus. Et viimased 2 aastat, mis me oleme nüüd teinud, et kui me võtame isegi natukene rohkem ja 3 aastat, et kui Madridis lepiti kokku, et minnakse üle siis nii-öelda kaitseheidutuselt aktiivsele kaitsehoiakule, ehk ollakse valmis esimesest meetrist kohe liitlaste territooriumit kaitsma, siis järgmine samm selleks oli Vilniuses lepiti kokku, et on uued kaitseplaanid. Washingtonis anti suunis, et tuleb koostada ka uued väevõime eesmärgid. Need väevõime eesmärgid selle aasta jooksul tehti valmis. 3 nädalat tagasi NATO kaitseministrid kiitsid need väevõime eesmärgid heaks. Ehk see on see sisuline pool, mida NATO liikmesriigid peavad tegema selleks, et meie territoorium ja meie rahvas oleks kõik kaitstud. Ja nüüd poliitilise siis üleeile siis Haagis, kus liidrid ütlesid ja lõid vaia maha, et uus kaitsekulude tase on 5% sisemajanduse kogutoodangust või siis rahvuslikust rikkusest ja see jaguneb siis 2, kus siis meile kõigile teada praegused kaitsekulud, mis NATOs on enam-vähem 2% keskmisena, Eestis teatavasti sel aastal kuskil 3,4%, et see põhikaitsekulude tase on 3,5% ja esimest korda NATO ajaloos toodi siis mängu ka selline laiapindne riigikaitse, millest meie oleme väga pikalt rääkinud, kerksus, rahva valmisolek ja nii-öelda kaitsega seotud kulud ja need on siis kuni 1,5% riikide rahvuslikust rikkusest. Nii et see oli see põhiline otsus, aga selles deklaratsioonis on 2 väga olulist märksõna veel. Esimene märksõna on see, mida Eesti väga pikalt sinna sisse surus, ehk Venemaa oht. Et Venemaa on pikaajaline oht läänele. Ja teine, mida me ka samamoodi sinna sisse surusime, oli siis see, et artikkel 5 üle kinnitamine, et kui siin kellelgi oli mingeid kõhklusi, kahtlusi, et siis seal on see selgelt sõnaselgelt kirjas, rünnak ühe vastu on rünnak kõigi vastu. Ja need põhimõtted, põhiväärtuste ülekordamine ülilühikeses paberis 6 paragrahvi, millest 5 on sisulised ja 1 on ainult tänu ja siis ettevaatav, et järgmine summit toimub Türgis ja ülejärgmine Albaanias. Et need on lihtsalt sellised, võib-olla hea näide sellest, kuidas ühel A4 on võimalik öelda väga palju. Ma kasutan kohe võimalust, küsin selle 1,5% kohta, mis on siis see laiapindne kaitse. Et meie siin Eestis oleme rääkinud sellest, et punkrid ja elanikkonna kaitse ja nii edasi.
Mis te arvate niimoodi objektiivselt, et kui paljud Euroopa riigid kasutavad seda 1,5%, et ehitada, ma ei tea, lasteaedu või teid ja siis nimetada seda riigikaitseks? Sa võid seda teha, aga sa ei saa seda nimetada. Et üldine arusaamine on see, et see 1,5% iseenesest nii-öelda uus raha ei ole. Et see on lihtsalt see, et nüüd riigid saavad siis vaadata detailsemalt sisse, et mis on kaitsega seotud kulud. No näiteks kogu politseid ei ole võimalik sinna panna. Aga kui politseis on olemas riigikaitsega seotud tegevused, näiteks vastuluurelised tegevused või mingisugused piirikaitsega seotud küsimused, siis neid on võimalik sinna 1,5% sisse lugeda. Samamoodi on võimalik riigikaitse või siis selle 1,5% sisse lugeda evakuatsiooniga seotud tegevused, samamoodi sõjalise mobiilsusega seotud küsimused, ehk lihtsalt öeldes kõiki külateede asfalteerimise ei ole võimalik sinna panna, aga kui see on näiteks Via Baltica, mis ühendab siis, mis annab meile võimalusega liitlastel siia tulla, siis neid kulusid on võimalik sinna näiteks panna. Küberiga seotud kulud, nii et seal on olemas tegelikult täpsem definitsioon, ja täpsem selline lisa paber siis, mis annab raamid ette, mis see 1,5% on. Meie jaoks oli oluline, et me saaksime sinna peale selle nii-öelda lae. Et see 1,5% ei ole see, kuhu sa võid venitada 4 või 5%, et sa saadki sinna panna siis teie poolt mainitud erinevaid kulusid, vaid et see oleks kuni 1,5, mis tähendab seda, et ükskõik kui palju sinna paned, arvesse, NATO arvestuses läheb ikkagi 1,5%. Haagi tippkohtumisest rääkides, palju on olnud juttu sellest, et kogu see tippkohtumine keerles Donald Trumpi ümber. Et ma ei tea, kirjeldage natukene, et milline see õhkkond seal kohapeal oli, kuidas riigijuhid omavahel suhtlesid? Kõigepealt tuleb öelda, et eeltöö, mille tegid ära kõik, ka meie enda diplomaadid, kaitseametnikud Brüsseli peakontoris, oli väga hästi tehtud. See eeltöö andis selle võimaluse, et tegelikult, kui ma võrdlen näiteks Vilniuse tippkohtumist ja nüüd Haagi tippkohtumist, siis Vilniuse tippkohtumise lõppkommunikee kirjutamine käis veel samal ajal, kui tippkohtumine käis. Kui riigijuhid pidasid oma sõnavõtte, siis diplomaadid kirjutasid ja ametnikud kirjutasid veel teksti. Siis nüüd oli see tekst kõik ette kokku lepitud, me teadsime, et see tekst saab heaks kiidetud ja seetõttu tegelikult kogu see õhkkond oli ka oluliselt ühest küljest sõbralikum, aga teisest küljest loomulikult kõik ootasid, et milline on Ameerika Ühendriikide presidendi avasõnavõtt, mis on see sõnum, millega ta tuleb. Ja see andis ka selle tooni natukene tegelikult, et see avasõnavõtt oli väga selgelt NATO toetav, Ameerika Ühendriikide nii-öelda kinnitus, et NATO on nende jaoks oluline ja liitlased on oluline ja tema sõnavõtust tulnud laused, et kõik liitlased võivad olla kindlad, et Ameerika Ühendriigid on nendega, see on ikkagi väga tugev sõnum. Ja ta küll lisas sinna juurde, vähemalt 4 aastat, see on tema aeg Valges Majas olla, aga kindlasti see oli väga-väga oluline sõnum, et ta ütles selle välja. Te kohtusite ise ka Donald Trumpiga, mis ta teile ütles, mis teie talle ütlesite? See kohtumine loomulikult ei olnud selline pooletunnine, vaid see oli selline põgus mõned minutid, aga sellest piisas selleks, et tegelikult üle kinnitada mõned väga olulised asjad. Esiteks see, et meie põhikaitsekulud on juba järgmisel aastal üle 5% ehk pikalt rohkem, kui tegelikult Donald Trump nõudis kõikidelt liitlastelt ja teiseks loomulikult see, et Eesti on valmis alati Ameerika Ühendriikidega koostööd tegema ja liitlasi siin võõrustama ja loomulikult ka Trumpi tagasiside, et nagu ikka tema puhul on, et great job ja well done, et need käivad asja juurde, aga ta oli ilmselgelt ja silmnähtavalt heast ujus, kui ta sinna kohtumisele tuli ja ma arvan, et see, et me saime peaministriga temaga need nii-öelda põhipunktid ülikiiresti üle käia, oli väga vajalik. No ma saan aru, et see on natukene rohkem võib-olla välisministri haldusala, aga siiski, et ka Eestis on neid hääli, kes ütlevad, et Eesti on USA suhtes liialt selline pugejalik ja tegelikult kogu Euroopa, et arvestades seda, et see 5% ju ka tegelikult tuli nii-öelda peegeldusena Trumpi nõudmistele. Et ma ei tea, kuidas sellele kriitikale vastata, et kas Eesti suudab vajadusel ka Trumpi suhtes kriitiline olla, kui tema teod või otsused lähevad konflikti näiteks meie väärtushinnangutega? Küsimus ei ole kuidagi selles, et Eesti on teie nimetatud sõnades siis pugejalik, et me alati ajame oma poliitikat. Meil on oma välis- ja julgeolekupoliitika, millest me kinni hoiame. Me need põhimõtted alati kinnitame valitsuses heaks
ja meile on oluline see, et Ameerika Ühendriikide kohalolek näiteks ka siin Eestis oleks tugev. Ja kui me vaatame seda, et meil on Eestis kohal 3 tuumariiki, Ameerika Ühendriigid, Prantsusmaa ja Suurbritannia, siis see on olnud läbi ajaloo teadlik valik kõikide nende inimeste poolt, kes on välis- ja julgeolekupoliitikat Eestis kureerinud. Ja see on olnud üliõige valik. Et ma arvan, et me peame selles mõttes nagu hindama seda, mis me oleme teinud ja seda, mida me tulevikus teeme ja mis me praegu teeme ka selles valguses, et tegelikult me loome ju sellist julgeolekut oma tulevastele põlvkondadele, lastele, lastelastele. Et see, et praegu kaitseminister või välisminister olid sellel kohtumisel, omab suuremat mitte tähelepanu, vaid tähendust tulevastele põlvkondadele. Ja selle nimel tegelikult neid otsuseid tehakse. Ka Ameerika Ühendriikidega suhete hoidmine on osa sellest tööst, just et Ameerika Ühendriikide eelarve, näiteks kaitse-eelarve on suurusjärgus sellel aastal, nüüd kui Trump selle lisapaketiga teeb, suurusjärgus $1 triljon või $1 triljon, ja teiste liitlaste kokku kaitse-eelarve on seal kuskil 350–400 miljardi vahel. Nii et ligi 3 korda väiksem. Nii et seetõttu tegelikult kõik saavad aru, et Ameerika Ühendriigid on väga oluline sõjaline jõud globaalselt ja seetõttu tegelikult nende sõna maksab päris palju. No räägime veel sellest 3,5% või 5%, et kuidas iganes nimetada. 10 aastat selle eesmärgi saavutamiseks. Samas me oleme siin lugenud ajakirjandusest erinevate riikide luureasutuste hinnanguid selle kohta, et millal võib Venemaa NATO suhtes nii-öelda siis, ma ei tea, rünnakut alustada. Et ma ei tea, see ei ole just eriti hea kuulda, et 10 aastat võtab aega, kui samal ajal loed lehest, et Taani luureasutus ütleb, et näiteks 4 või 5 aasta pärast võib juba Venemaa rünnata. Fakt on see, et nii Eesti kui kõik teised liitlased peavad olema valmis NATO-t territooriumina, rahvana ja iga riik oma ette. Me peame olema valmis kaitsma ennast igal ajahetkel. Pidime olema valmis eile, oleme valmis täna ja oleme valmis ka homme. Ja nende nii-öelda plaanide kinnitamine ja kaitsekulude kasvatamine annab teadmiste kindlust, et meie sõjaline muskel kasvab. Aga see, et me oleme ka praegu valmis, see teadmine peab kõikidel inimestel olema ja ma kinnitan, et loomulikult me oleme valmis Eesti riiki ja kogu allianssi üheskoos kaitsma. Selles ei ole kahtlust. Kui me läheme jällegi ajas tagasi, siis Walesi tippkohtumisel 2014 leppisid liitlased kokku, et meil on eesmärk saavutada 2%. Ja reaalsus on see, et veel sellel aastal praegu, kui me siin praegu räägime, kõikidel liitlastel ei ole 2% taset saavutatud. Küll on lubadus, et valdav enamus neist võib-olla ühe erandiga aasta lõpuks on 2%-ni jõudnud, aga ka siis me näeme, et meil on 11 aastat võtnud aega see, et Walesi tippkohtumisest, kus lubati 2%, jõuda 2%-ni. Nii et ühest küljest loomulikult Eesti, mina olen samamoodi kõikidel NATO kohtumistel välja öelnud, et meie eesmärk oli 5% 5 aastaga. Samamoodi me oleme öelnud, et põhiline fookus tuleb suunata ikkagi võime eesmärkide täitmisele, et sul need võimed olemas oleksid, et protsent ei anna sulle veel võimeid, sul on vaja võimeid. Ja teisest küljest loomulikult me näeme ka seda, et sõltumata sellest otsusest, mis nüüd oli, et on 2035, mis oli kompromiss, et osad ei tahtnud 2035 saada, et kuskile sa pead alati 32 riigiga leidma kompromissi. Siis tegelikult väga paljud riigid, Saksamaa, Rootsi, ka Belgia, loomulikult rääkimata Balti ja riikidest ja Poolast, on oma kaitsekulutuste taseme tõstmise toonud ettepoole. Saksamaaga ütles välja, et nad panevad sellel aastal ainuüksi juba veel 10 miljardit täiendavalt ja järgnevatel aastatel jõuab nende kaitse-eelarve peaaegu 2-kordseks, ehk Saksamaa jõuab 3,5%-ni seal võib-olla 31-32 aastal juba. Rootsi on lubanud teha sama, võib-olla isegi veel kiiremini, nii et me näeme tegelikult, et need riigid, kes tajuvad ohtu ja on Venemaale lähemal, need tõstavad ka kiiremini kaitsekulusid. Loomulikult meil on vaja jätkuvalt tööd teha Lõuna-Euroopaga, ka osade Kesk-Euroopa riikidega, aga kõik riigid kirjutasid sellele deklaratsioonile alla, et kaitsekulud on 3,5 pluss 1,5. No ma Lõuna-Euroopa kohta tahtsingi küsida, et Hispaania, nende peaminister Pedro Sánchez
teatas deklaratiivselt välja, et nemad ei kavatse seda eesmärki täitma hakata, et mida nüüd Hispaaniaga peaks ette võtma, et see, kui üks liige niimoodi saab deklaratiivselt keelduda sellest, mida liit teeb, siis see ei ole ju väga hea sõnum. Hispaania erandit selles otsuses ei ole. Olgu see kinnitus on ära öeldud. Mis selle otsuse teine sisuline pool on just nimelt minu poolt mainitud võimeesmärgid. Me oleme kokku leppinud kaitseministrite tasandil, et neid võimeesmärke hakatakse iga-aastaselt nende võimeesmärkide poole liikumist ja täitmist. Hakatakse iga-aastaselt monitoorima. Ja aastal 2029 tehakse siis suurem hinnang, kuhu ollakse jõutud. Ja nüüd, kui nende iga-aastaste võimeesmärkide poole liikumisel nähakse, et keegi ei liigu soovitud tempos, siis ma olen enam kui veendunud, et eelkõige Ameerika Ühendriikide eestvedamisel, kuna nemad on jätkuvalt ikkagi sõjalise jõuna kõige suurem, hakatakse ka survestama erinevate meetmetega. Ja eks loomulikult üks on selge, kui Hispaania kirjutas alla ka võimeesmärkidele ilma igasuguse reservatsioonita, siis järelikult nad ütlevad, et nad täidavad NATO ühised kollektiivkaitse eesmärgid ära. Ja siis me hakkame aasta pärast või 2 pärast nägema, kuidas nende tegelik staatus on. No okei, võtame selle 2029 lihtsalt endale orientiiriks. Mis te ennustate, kui paljud riigid NATO riikidest täidavad seda 3,5% selleks hetkeks? 29. aastaks võib-olla on 3,5%, oleks hea, kui juba 3% oleks. Aga ma ei taha spekuleerida selles mõttes, et ma ikkagi seon kokku nagu võimeesmärgid ja need samad kaitsekulud. Kui keegi ütleb, et ta suudab 3,3-ga täita need, väga hästi, suurepärane. Kui keegi ütleb, et ta peab selleks panema 5 ja rohkem, nii nagu meie peame panema, sellepärast, et midagi ei ole teha, et näiteks üks Patrioti süsteem või üks K9 suurtükk maksab meile täpselt sama palju, kui ta maksab Saksa riigile, aga Saksa riigi protsent SKT-st ühe suurtüki jaoks on oluliselt väiksem, kui ta on Eesti jaoks. Nii et meie jaoks need kulud kindlasti ongi mõnevõrra suuremad, aga meil on ka oht suurem, me elame Venemaa naabruses ja seda naabrit me kuidagi muuta ei saa. Nii et elame-näeme, mis need protsendid täpselt on, aga minu jaoks on oluline, et me hakkame seda iga-aastast jälgimisprotsessi ja monitooringut ka tegema. No ma saan aru, ei ole jälle võib-olla päris otseselt teie valdkond mõnes mõttes siiski, et meil on ikkagi tegelikult ju hulk riike, kelle puhul on raske eeldada, et nad jõuavad selle eesmärgini või et nad tahavad selle suunas liikuda. Et ma ei tea, kas või see sama Ühendkuningriigid, kes tegelikult võttis oma kaitseplaani nüüd hiljuti vastu, kus nii suuri numbreid sees ei ole. Et kas Eesti ise saab ka midagi diplomaatiliselt teha nende riikide suunas? Kas me saame midagi paremini teha? Kas me oleme midagi valesti teinud? Vastus on, et muidugi saame teha. Kui me vaatame seda sama Walesi ja 2% eesmärki, ega siis kui te meenutate aasta-2 tagasi avalikus debatis, rahvusvahelises avalikus debatis olnud sõnavõtte teiste riikide liidrite poolt, siis nad ütlesid väga tihti, me oleksime pidanud Eestit kuulama. Ja me tegime seda pidevat tööd nii valitsuse tasandil, diplomaatide tasandil, kaitseväelaste tasandil. Kogu aeg rääkisime sellest, et Venemaa on oht, Venemaa on pikaajaline oht, Venemaa globaalsed huvid ei ole muutunud, vaadake Müncheni kõnet, mille Putin pidas 17 aastat juba tagasi. Et need sõnumid olid need, mis lõpuks ikkagi panid selle jää liikuma. Ja nüüd on ega samamoodi, et ega see kokkuleppe üleeile ei ole lõpp, vaid vastupidi. See on alles suure töö algus ja nüüd tegelikult nii meie poolt, kuna meie oleme ise otsustanud ära 5,4% juba järgnevateks aastateks, siis meie üles on eelkõige diplomaatilisel tasandil ja rahvusvahelisel tasandil keskendubki liitlaste veenmisele, et need kulud on vaja teha. Meil on saateaeg kohe läbi saanud, aga et 1 minut umbes. Kas aina rohkem räägitakse nii-öelda tahtekoalitsioonidest, räägitakse sellest, et sellised liidud nagu NATO, Euroopa Liit vähendavad oma mõju. Mis teie arvate, kas see on nii?
kas tahtekoalitsioonidele peab rohkem nii-öelda rõhku panema? No tuleb erinevaid asju vaadata, et ütleme, kui me võtame tõesti ka selliseid kaitse erinevaid koostööformaate, meil on 3 Balti riigi koostöö, meil on Põhjala-Balti koostöö, meil on JEF, kus on ka Holland ja Suurbritannia sees, et need kaitseformatsioonid tegelikult on kiiremad, paindlikumad, agiilsemad, aga NATO ei kaota oma relevantsust mitte kusagile. Vastupidi, mina olen kogu aeg öelnud, et NATO on sõjalise alliansina see, keda me usaldame, keda me siis ka nii-öelda arendame. Ja Euroopa Liit näiteks ei hakka oma sõjaväge arendama, vaid Euroopa Liidu ülesanne on toetada liikmesriike just näiteks finantspoole pealt, rahaliste vahendite leidmise poole pealt, koostööle suunamise poole pealt ja seetõttu tegelikult ei tahtekoalitsioonid või erinevad koostööformaadid kuidagi ei hakka asendama NATO-t. NATO oli, on ja jääb kaitsealliansiks, mis tagab koos meie enda rahvuslike võimetega Eesti vabaduse püsimise järgnevateks sajanditeks. Kaitseminister Hanno Pevkur, aitäh, et leidsite aega tulla. Aitäh. Aitäh ka kõigile, kes meid vaatasid. Järgmine Postimehe otsesaade on eetris esmaspäeval, siis tuleb meile külla Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.